Nii, tere tulemast! Suur rõõm teid jälle näha. Ma hetkel oma pilti ei näita, aga mina, Marge Mahla, töötan Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina ja Tartu Naistekliinikus ämmaemandana. Ja mul on hea meel kutsuda teid siis kuulama teise tsükli loengut, mis kestab 15 minutit, teemal vaimne tervis raseduse ajal. Kahtlemata rasedus on väljakutse ja mitte üksi füüsilisi muutusi ei tooda endaga kaasa, vaid ka vaimseid muutusi. Ehk siis kogu selles klassifikatsioonis me räägime rasedusaegsed füüsilised, füsioloogilised ja psühholoogilised muutused. Ja loomulikult rasedus ei ole karistus. Rasedus on suur rõõm enamasti perele ja sellega kaasneb emotsionaalsus, sellega kaasneb väga palju väljakutseid ja kahtlemata, kes meist ei tahaks olla kõikide nende uute väljakutsete, erinevate tunnuste foonil, olla siiski üks rõõmus ja õnnelik rase ja lapseootaja. See kahtlemata ei ole võimatu, aga see tuleb ka meie enda hoiakutest ja sellest, kuidas me uue olukorraga oleme kohanenud. Aga siis lähme siit edasi, et igal juhul see, kuidas ema ennast tunneb, kuidas on suhted oma lähedastega, kuidas partneriga koos lapseootuse sees ollakse, mõjutab nii raseduse kulgu kui ka sünnitust ja loomulikult hilisemat toimetulekut. Aga tõepoolest, emotsioonid on alati rasedusega taustal. Ja mis need esimesed mured võivad olla? Me vaatame nendele otsa kohe ka triimestrite kaupa, aga ikka tahaks ju teada, et kas kõhubeebiga on kõik hästi, kas temaga on kõhus hästi, kas tema on sünnitusjärgselt hästi. Meeleolud võivad olla väga-väga muutlikud. Ja kes meist ei oleks kuulnud siis ütlemist, et sa oled peast rase, ehk viidates siis sellele, et väga paljud muutused ka meie psühholoogilises seisundis on seotud rasedusaegsete hormoonidega. On see kohati nõnda, kohati ka mitte, et täna paljud teadlased veel töötavad selle nimel, et väga selgeid seoseid siis kinnitada. Ja no loomulikult iseenda eest, iseenda pärast on mure, aga vaikselt muretsen ka selle pärast, et kui minu kaaslane ka kõike seda tunneb, kogu seda tunnete virvarri, et kuidas tema siis toime tuleb ja kuidas me saame üksteist selle sees aidata. Täna pigem vaatame otsa nendele tundmustele, mida siis lapseootaja võib tunda. Need esimene triimester, kui mäletate eelmisest kohtumisest, siis nimetatakse seda siis kohanemisstaadiumiks ja see tavaliselt on seotud selliste erinevate füüsiliste väljakutsetega. Rasedus võib olla ka suur üllatus, soovunelma täitumine, see võib olla nii ja naa. Ja mis oleks veel vahvam, kui vara hommikul isa üles kõditada ja öelda, et papa, test on positiivne. Et jagada kohe esimesest hetkest seda esimest rõõmu. Esimesel triimestril kindlasti on väga palju vastuolulisi tundeid. Ühelt poolt on see suur rõõm, et beebi on tulemas, teiselt poolt veidike muret iseenda pärast, kõhubeebi pärast, kas me saame majanduslikult toime, kuidas minu töö on, kuidas minu õppimine on, kuidas üleüldse kogu perekond selle uudise omaks võtab ja nii edasi ja nii edasi. Väga paljud kirjeldavad ka meeleolu kõikumisi. Ühel hetkel ülevoolav rõõm, teisel hetkel on pisaravalmidus, et on silmad pihus. Esimene hetk, kus seda kõige selgemini näha on kahtlemata esimene ultrahelipilt, mis pisarad silma toovad, või siis ka erinevad filmid, kui televisioonist vaadata, et kui on seal näidatud selliseid ülevaid hetki, siis kipub kergesti pisar silma tulema, et naised ja ka tegelikult tulevased isad on oluliselt emotsionaalsemad. Esimesel triimestril kindlasti kummitab paljusid hirm raseduse katkemise ees. Kas ta kasvab hästi? Kas see rasedus vastab oma suurusele? Kas tal on kõik olemas, mis peab?
ega ma ei tõsta rasket, kas ma tohin teha mingisuguseid harjutusi, kas ma tohin kuidagi oma koormust suurendada või ma peaksin pigem vähendama ja nii edasi, et kõhuvalu, ebamugavustunne, see kindlasti võib olla saatjaks. Ja loomulikult me oleme harjunud oma kaaslastelt ootama toetust, aga kui ma ise veel päris raseduse alguses ei mõista, mis minuga toimub, siis ei oska ma veel ka täpselt küsida oma kaaslaselt abi ja ei oska kaaslane tegelikult ka väga hästi toetada, sest tema jaoks on see hoopis teine maailm veel. Ja võib-olla ei mõisteta alati kõiki neid emotsioone, millega siis lapseootaja oma kaaslase üle külvab. Teises trimestris see võiks olla juba see aeg, kus vaikselt pisikeste sammudega liigutakse siis raseduse aktsepteerimise suunas. See esimene kohanemisstaadium on juba möödas, teine trimester võiks olla selline rahulolu, naine on juba aktsepteerinud seda, et tema kehakuju on muutunud, ta hakkab vaikselt isegi armastama seda, et kõhukene kasvab, et saab rõõmuga minna uusi riideid ostma, ebamugavustunded võiksid olla vähenenud. Kui paljud naised isegi toovad välja selle, et kui esimesel trimestril ei julge veel seda kõhubeebit ja seda rasedaks olemist endale ligi lasta, sest screeningute vastused ei ole käes, võib-olla nipptest ei ütle veel, et kõik on hästi, et kaitsta ennast veidi sellise liigse kiindumuse eest, siis teisel trimestril on kindlasti üks selline oluline verstapost siis loote anatoomia ultraheli, kus siis tõesti nina otsast varba otsani kõhubeebi üle vaadatakse ja võib-olla siis tuleb ka see kindlustunne, et te näete, kuidas kõhubeebi liigutab ultraheli ekraanil, see muutub kõik järjest reaalsemaks ka emale endale. Ja kindlasti siis see, et teisel trimestril hakkab naine ka tundma tugevamat loote liigutusi, mis veelgi muudab selle tema jaoks reaalsemaks ja see on nagu päris, et see tõesti toimubki tema endaga. Nüüd vaikselt hakatakse läbi mängima ka seda, et mida veel enda heaks saab teha, mida saab elus ette võtta ja läbi mängima ka seda, et millised kogemusi naine ise on kogenud, olles ise lapse rollis, milline see lapsevanema roll tema jaoks võiks olla, mida ta tahaks teha, kas siis teisiti või mida ta kindlasti tahaks oma lapsega teha. Teisel trimestril kindlasti külastavad naist juba ka unenäod sellest, kuidas rasedus kulgeb, milline võiks olla lapse sugu, et ka see on seotud erinevate tunnetega, mõnikord on kindel soov, ja nähakse oma vaimusilmas, et beebi võiks olla siis kas siis pisikene poiss või pisikene tüdruk. Ja kindlasti nüüd, kui ema võiks ennast juba paremini tunda, meeleolu võiks olla tänu sellele ka parem, et siis ka tulevase isa abi järele küsida on selgem, ka isa on tähelepanelikum ja soovib rohkem olla kaasatud. Ja jällegi mitte üksnes ultrahelide külastamisse, vaid ka võiks oma kõhubeebile juba pai teha ja temaga rääkida. Ta kuuleb isa häält, ta harjub selle häälega ja sünnitusjärgselt on juba esimene side ju loodud ja nüüd ainult jätkame selle sideme tugevdamisega. Kolmas trimester, siis läheb suund rohkem ettevalmistusele. Ja mitte üksi nüüd lapsevanema roll võtab ka sellise suuna, et me hakkame kodu ette valmistama, me hakkame vajalikke asju koguma ja läbi mõtlema, et millised on need asjad, mida lapse toomine
või lapse toomiseks vaja on, milliseid ettevalmistusi kodus võiks olla vaja teha. Väga sageli 3. trimester on selline koristamise aeg, me nimetame ka pesa punumise aeg, et sättida, kohendada, kiputakse mõnikord ka tegema remonti, lõpetama oma lapsetoa ehitust ja nii edasi. Kui seda saab teha koos ja kindlasti arutada üheskoos lapse isaga kõiki neid aspekte, et mis on voodi asetamise mõte ühte või teise seina või kuidas need asjad, kuidas mööbel peaks olema paigutatud või ka läbi mängida seda, et kus kindlasti võiks olla kiiktool, et kui beebi soovib lähedust ja on rahutu, et siis isa või ema võtab ta endale rinnale ja kiiktoolis on siis mugav beebiga nõnda koos olla ja anda lapsele siis turvatunnet ja nii edasi, et selline mõnus läbimängimine ja unistamine, et kuidas need asjad hakkavad olema, kui beebi on saabunud. Ja samamoodi ettevalmistus sünnituseks, et suure tõenäosusega olete juba osalenud perekooli loengutes, võimlemises, harjutanud hingamist ja ka vaikselt hakanud endale ette kujutama ja looma pilti, et milliseks see sünnitus võiks kujuneda. Siia juurde kindlasti kuulub ka see, et paljud paarid on pidanud vajalikuks sünnitusplaani koostada, et kuidas nad näevad, et nad tahaksid, et sünnitus läheb. Et kas see pigem peaks olema selline aktiivne või milliseid abivahendid nad tahaksid kasutada. Mõned asjad saate endaga haiglasse kaasa võtta. Eriti tänases olukorras, kus hetkel veel on tugiisiku liitumine sünnitusele piiratud, et siis on hea mõelda ka, et mis need asjad on, mis mulle endale turvatunnet annaksid, kui ma olen ilma kaaslaseta sünnitusmajas. Ja väga sageli on abiks olnud ka siis tahvelarvuti või arvuti, et läbi veebi siiski ühenduses olla, kuulata seda häält, kas need on ühised laulud, kas see on ühine muusika, mis meid aitab. Kaaslane saab ka veebi vahendusel virtuaalselt kätt hoida või oma rahustava häälega siis naist toetada. Mõnikord võib olla ka nõnda, et kuna füsioloogiliselt nii naine kui mees on oluliselt emotsionaalsemad, et mis siis veel võiks meid rohkem liigutada kui meie uue pisikese tulek, siis võib olla ka neid hetki, kus see muudab meid nukrameelsemaks ja mõnikord ülevoolavad tunded hoopiski on pigem sellise nukruse maigulised. Võib esineda meeleolulangus, kui juba varasemalt on olnud nukrameelsust rohkem, et võib ilmeda ka depressioon. Ebakindlus võib tekkida seoses emaks olemisega, kuidas minu varasemad suhted on olnud ka oma lähedaste ja emaga, kas mind nähakse, kas ma näen iseennast läbi oma suhete siis hea emana, kuidas ma ema olla tahaksin. Kui on olukord, kus sellist sotsiaalset ja lähedaste toetust on veidi vähem, siis selline nukrameelsus võib süveneda. Siis on hea ikkagi leida tuge, ehk ka partner saab siis ulatada käe ja sellisest nukrameelsusest naine välja tuua, leida ühiseid tegevusi. Ehk siin kindlasti on oluline märksõna rääkida oma partneriga, jagada temaga oma tundeid, partneri poolt ka püüda mõista. Ja loomulikult ämmaemand võiks olla selles olukorras üleüldse kogu raseduse jooksul selline hea partner nii last ootavale emale kui ka isale, kellega siis jagada neid muremõtteid ja ämmaemand saab teid mõlemaid kenasti toetada. Aga ka isa on inimene ja emotsioonidest laetud, nii et ema ja isa selles olukorras on kindlasti koos. Kõik need rõõmud ja mured puudutavad neid ühtmoodi ja võib-olla stereotüüpselt me oleme harjunud, et isad ei peaks väga palju tundma, me ei oota neid võib-olla pisaravalmidust nii palju või väga suuri emotsioone, siis need emotsioonid on seal täiesti olemas ja kuna kõhubeebi kasvab ema kehas
ja ema väga tugevalt tunneb kõiki neid seoseid oma kõhubeebiga, siis võib juhtuda, et isa jääb veidi kõrvale, tunneb end kõrvale jäetuna, sest kogu fookus on ainult seotud naisega ja naise kehaga. Et kindlasti haarake see noor isa kohe algusest peale kaasa, et teha kõhule pai, et temaga rääkida, et jagada muresid, jagada rõõme ja seda raseduse algusest kuni lõpuni välja. Et on erinevaid võtteid, kuidas oma kõhubeebiga suhelda, mida suuremaks kasvab kõhubeebi, seda rohkem ta välistele stiimulitele reageerib. Asuge suhtlema juba varakult, looge see side juba siis, kui beebi alles veel kõhus kasvamas on. Isa alati muretseb nii naise tervise kui ka oma sündimata lapse tervise pärast. Ta küll ei pruugi neid alati nii emotsionaalselt väljendada, aga ta kindlasti tunneb selle kõige pärast muret. Ja kindlasti ka selle peale mõtlevad isad, et kuidas see lapse sünd mõjutab ühist elu paarina, kuidas need suhted kujunevad, kuidas me erinevate väljakutsete ja võimalike raskustega koos toime tuleme. Et kas me saame neid jagada, mõnikord naine on rohkem emotsionaalsem, võivad kergesti tekkida lahkhelid, et kuidas seda kenasti tasakaalustada ja koos siis kasvada lapsevanemateks. On päris toredad need näited, kus päris vara rasedusest isa niivõrd elab tulevase ema kõhubeebi kasvamisele kaasa, et mõned kogevad iiveldust, isumuutusi, sarnaselt emale väsimust, meeleolu muutusi, kaalutõusu, et see väga selline tugev side ema ja tulevase isa vahel võib olla väga vara juba märgata. Kindlasti, millega tasub tegeleda, et igal juhul on rasedus elumuutev sündmus. Igal juhul on see siis esmasrasedus või see on korduv rasedus, olukord kunagi ei ole enam sarnane või täpselt sama. Sarnane küll, aga mitte täpselt sama. Ja see igal juhul on pingutus ja ta võib endaga kaasa tuua siis muutusi. Ehk stressi vähendamiseks vaadake, et uni oleks piisav. Hea on teha seda ka, et päevasel ajal väikesed lõõgastuspausid, kas see on uinak, kas see on meeldiva muusika kuulamine, kas see on meditatsioon, mingi väga mõnusa raamatu lugemine, väikesed puhkepausid või jalutamine looduses. Ka sellised pisikesed killuksed annavad hea tunde. Kindlasti regulaarne füüsiline koormus. Hea on leida ühiseid tegevusi partneri ja sõpradega ja kindlasti ei maksaks ära jätta või loobuda lõbusatest tegevustest. Et saaks palju nalja ja et oleks lõbus. Ja olulisi muudatusi päevarutiini vaja ei ole. Ööuni, päevane puhkus ja lõõgastus. Kui ööuni võib olla mõnel hetkel häiritud raseduse teatud suuruses, kas ei õnnestu uinuda nii hästi, sest päev on olnud väga erutav, et siis jalutuskäigud, lõõgastavad tegevused enne uinumist, raseduse viimases järgus ka võib olla asendeid raske valida, et siis abivahendid, padjad, teistsugused asendid, kõik see oleks teie käsutuses, et paremini siiski puhata. Füüsilise koormusel öeldakse, et umbes 30 minutit võiks üks lapseootel naine siiski liikuda päevas ja see annab häid emotsioone, annab rohkem energiat. Teie oma vaba valik on, milline see viis on. Kas see on jalutamine, kas see on jooga, kas see on pilates, ujumine või midagi muud säärast. Kontaktalad siia ei sobi, aga füüsiline aktiivsus on see, mis annab häid emotsioone. Ja kokkuvõtteks, vaimne kohanemine vajab teadlikku lähenemist, alati igasugused nutikad lahendused on head. Stressi tasub hoida miinimumini ja saa endaga sõbraks. Armasta iseennast, armasta oma keha, armasta oma kasvavat kõhubeebit. See annab endaga häid emotsioone ja üle hormonaalsüsteemi
ta kindlasti jõuab ka kõhubeebini, ta teab, et ta on oodatud. Hea on kohtuda samas olukorras inimestega, jagada nendega tundeid, leida, et see, mis ma tunnen, on täiesti normaalne, et ka teised inimesed tunnevad nii. Kõige suurem sõber peale iseenda on minu lapse isa ja partner. Jagage neid tundeid, meil on oma tunneteks alati õigus, aga kui me oleme samal tasemel, me räägime need asjad läbi ja harmooniliselt saab meie suhte kvaliteet ainult paraneda. Ja ämmaemand saab sulle olla abiks. Räägi ka temaga, tal on ehk mõned nutikad mõtted ja soovitused, kui on vaja lisanõustamist või ka spetsialisti abi. Nii, aitäh kuulamast. Ma loodan, et mõned küsimused siiski on tekkinud. Nii, aga midagi küsida ka. Ehk küsimus siis, et kas jalutamisest piisab või peaks eraldi trenni tegema. See sõltub nüüd enesetundest, et kui sellisel mõõdukas tempos jalutada ja 30 minutit jalutada värskes õhus, et ka see võib olla täiesti arvestatav füüsiline koormus. Loomulikult peab valima enesetunde järgi ka selle tempo. Aga kui te varem ei ole trenni teinud ja nüüd kiirustate trenni, siis teie keha ei ole sellega veel harjunud ja sedasorti muutused või muudatused ei pruugi kehale ka meeldida. Täna me näeme seda, et rääkides siis sellest, kas tugiisik tohib sünnitusele tulla või mitte, et vaikselt hakatakse leevendama piiranguid. Loodame, et selleks ei ole liiga vara, et kahtlemata, kui neid leevendatakse, siis sellest avalikult ka teada antakse. Nii et hetkel, kui ka plaaniline töö sünnitusmajades ja naistekliinikutes algab, siis ei ultrahelidesse ega ka veel sünnitustubadesse kaasa tugiisikuid ei lubata, aga loodame, et see peatselt muutub. Nii, kuidas hoida vaimset tervise eriolukorras, kus väga palju lõbustavaid tegevusi pole, ujumine, treening on hetkel välistatud, sotsiaalne suhtlus piiratud. See on kindlasti väga hea küsimus, et oma sotsiaalses võrgustikus ja ka need erinevad beebigrupid siin võiksid olla abiks. Ja ka ise sellise vestlusruumi loomine on kenasti kättesaadav kõikidele, et sedasorti suhtlust arendada. Ja võib-olla on ka päris mõistlik ka ennast toetada ka uue teadmise kogumisega, et vaatate veebiruumis ringi, väga palju vestlusringe on tegelikult toimumas. Sealt tulevad uued küsimused või ka uus info, mida saab ka oma kaaslasega kenasti jagada. Nii, kuna praegu perekooli loenguid ei toimu, siis millistest internetiloengutest alustada võiks, millised oleksid kõige tähtsamad? Hea küsimus kindlasti. Suuremal osal haiglatel siiski perekooli loengud toimuvad virtuaalkeskkonnas ja on keeruline öelda, milline on tähtsam loeng või milline nii tähtis ei ole. Hea oleks kindlasti ennast kurssi viia sellega, et kuidas see sünnitus toimub, milline on sünnituse füsioloogiline taust, millised on võimalikud valutustamise meetodid või leevendusviisid, kindlasti sünnitusjärgse perioodiga kohanemine ja uue rolliga kohanemise teema, rinnaga toitmine kahtlemata. Ja mõnede haiglate juures on käsitlemisel ka vaimne tervis sünnitusjärgselt, et millised need aspektid on, millele tähelepanu tuleks pöörata ja millisel hetkel oleks vajalik siis abi leida. Nii et sünnitusjärgne rinnaga toitmine, vastsündinu hooldused, need võiksid
igal juhul teie pagasisse kuuluda. Nii, kas on veel küsimusi? Okei, jah, eks neid erinevaid loenguid on olemas ja nad teevad endale kenasti reklaami. Nii, aga meil tegelikult on jäänud jah, alla minuti aega. Et igal juhul loodan teid uuesti kohata siis täpselt nädala pärast ja siis liigume siit edasi juba, millised on lapseootaja vajadused, nii isa kui ema vajadused, kuidas seda head suhet hoida, kuidas selle nimel vaeva näha ja kuidas üksteise vajadusi märgata ikka selle nimel, et kui ükskord kõhubeebi on saabunud, siis saaks kenasti kõikide väljakutsetega toime. Aga aitäh ja uute kohtumisteni!